Tere tulemast tagasi kanalile. Sorry, olin haige pikka aega. Aga jätkame videodega. Olin küll haige, kuid mõtlesin huvitava teemade peale, mida võiks rääkida. Ja huvitavad teevad nii-öelda hakkavad järgmisest videost. See on ka huvitav teema, aga mitte nii. Räägime sellest, et kui reaalsus ei mahu maailmapilti. Et räägime ühest üsna ebamugavast nähtusest. Mitte ainult ühest konkreetsest intsidendist, mitte ainult ühest protestist ja mitte ainult sellest, kuidas üks inimene reageeris olukorrale, kus tal oli väga palju õnne, et ta üldse ellu jäi. Pigem räägime sellest, mis juhtub siis, kui inimese maailmapilt satub otse kokku päriseluga. Ja päriselu ei käitu nii, nagu ta pressiteates lubati. Selle loo keskmes on sündmus, mis toimus New Yorgis, linnas, kus on kõik teavad, mis siis New York. Aga jah, olukord on umbes siis selline, et üks liberaalne aktivist esineb sõnumiga, et kõik inimesed on New Yorgis teretulnud, mõte on lihtne elus, New York kuulub kõigile ja kõik võivad tulla, kõik mahavad ära ja üldse New York on suur avatud kogukond. Loosung on ilus, aga siis juhtus midagi, mis muutis kogu selle tseni hetkega palju vähem poeetilisemaks, ilusamaks. Lasen teile selle video. See toimus küll 8. märtsis, jah, ma vabandan. Ma tõesti vabandan, et ma nii ammu seda asju teen. Räägin, aga see on niisugune huvitav teema. Ühesõnaga, video protestist. We were born and raised in New York and we want everyone here. Okei, sorry. Natukene laadis, laseme uuesti. We were born and raised in New York and we want everyone here to stay in New York. You don't get to come from outside and then tell everyone else. Ühesõnaga, räägin teile lühidalt. Protest teemaga, mis ma rääkisin teile, mille käigus tuleb siis üks, kuidas ma ütlen, islamist ise tehtud naelpommiga ja viskab selle rahva sekka. Põhimõtteliselt kõigil vedas, et see ise tehtud pomm ei lõhkenud. Aga lähme edasi. Et jah, et visati see naelpomm. Õnneks ei plahvatanud. Mitte sellepärast, et see oleks olnud mingisugune süütu nali või lavastus, vaid lihtsalt see vedas, sead ei töötanud. Ja see on oluline detail. Sest kui oleks töötanud, siis me ei räägiks sotsiaalmeedia reaktsioonist, vaid teema oleks palju kurvem. Ja see ongi selle loo esimene suur punkt. Mõnikord ei eralda ideoloogilist poosi katastroofist mitte tarkus, mitte institutsioonide pädevus, mitte hea poliitika, vaid lihtsalt tehniline rike. Ehk siis ametlikult on kõik kontrolli all, aga tegelikult päästis päeva nii-öelda vigane pomm. Ja siis tuleb kõige huvitavam osa. Kuidas reageeris inimene, kelle lähedal see kõik juhtus? Ta kirjutas hiljem sotsiaalmeediasse, et seade oli tema jalgade juures. See ei tundunud päris ja nad lihtsalt seisid seal ning naersid. Samal ajal olevad teised inimesed eemale jooksnud. Ja tema toon oli umbes selline, et need, kes põgenesid, olid argpüksid. Nemad paanitsesid, nemad ei saanud naljast aru. Nemad ei olnud piisavalt enesekindlad. Ja siin tekib väga lihtne küsimus. Kas avalikus kohas lõhkeseadeldistest eemale jooksmine on päriselt nagu argus? Või on see nagu lihtsalt normaalne ellujäämisinstinkt? Sest kui rahva keskele visatakse mingi ese, mille puhul on kas või väike võimalus, et tegemist on lõhkeseadeldisega, siis enamik normaalseid inimesi ei hakka koha peal filosoofilist seminari pidama selle asja üle, vaid nad liiguvad eemale.
see ei ole hüsteeria, ei ole vihkamine, ei ole äärmus. See on lihtsalt aju kõige elementaarsem turvafunktsioon. Kui miski võib plahvatada, siis ei ole esimene ülesanne tõestada oma moraalset üleolekut. Esimene ülesanne on mitte seista plahvatuse kõrval. Vähemalt vanasti õpetati seda vist isegi ilma nii-öelda Euroopa Liidu teadlikkuse tõstmise kampaaniata. Aga siit jõuame teise olulise teemani, kontekst. Et kui keegi avalikus kohas järsku karjub mingisugust religioosset hüüatust või hüüdlauset ja viskab samal ajal rahva sekka eseme, siis inimesed tõlgendavad seda olukorra järgi. See ei tähenda, et iga religioosne väljend oleks ohtlik, see ei tähenda, et iga moslem oleks kahtlane, see tähendab, et usk ise, see ei tähenda, et nagu usk ise on mingi probleem. Aga kontekst loeb. Üks asi on öelda religioosne fraas mošees, teine asi on öelda seda rahulikus vestluses. Kolmas asi on karjuda seda rahvarohkes avalikus kohas samal hetkel, kui toimub nii-öelda vägivaldne intsident. Inimesed saavad sellest vahest tavaliselt väga hästi aru. Probleem tekib siis, kui ideoloogiline maailmapilt keelab selle vahe nagu erinevuse märkamise ära. Sest teatud poliitilises mõtlemises on niisugune reaktsioon juba ette nagu valesti koteeritud või ära seletatud. Et kui inimene tajub ohtu, siis võib-olla ta ei taju ohtu, võib-olla on ta lihtsalt eelarvamuslik või natukene rassistlik. Kui ta jookseb, siis võib-olla ta ei päästa oma elu. Võib-olla ta osaleb moraalses paanikas. Vaadake, kui palju ilusaid sõnu ma tean. Ja kui hiljem selgub, et oht oli päris, siis tekib ebamugav hetk. Sest nüüd peaks nagu maailmapilt ennast korrigeerima. Aga sageli ta ei korrigeeri. Ta kaitseb ennast. Just see ongi kogu loo nagu keskne mehhanism. Mitte lihtsalt see, et üks inimene reageeris veidrult, vaid see, et isegi pärast peaaegu katastroofilist juhtumit ei muutu tema põhiline ideoloogia, maailmapilt, maailma arusaam, ütleme niimoodi. Ta jätkab täiesti samas vaimus. Reaalsus annab talle vastu nägu, aga tema ideoloogiline maailmapilt ütleb, ei, probleem on ikka nendes, kes nii-öelda hirmus eemale jooksid sellest nii-öelda pommist. Ja see on nagu psühholoogiliselt huvitav ja poliitiliselt väga oluline. Sest kui inimene usub aastaid, et teatud riskidest rääkimine on automaatselt läheb mingi rassismi alla või vihkamise alla, siis mida ta teeb hetkel, kui nagu see risk, mida teised inimesed hoiatavad, on hoiatanud, nagu realiseerub. Ta ei saa lihtsalt öelda, olgu, võib-olla need inimesed ei olnudki täiesti hullud, võib-olla nad ei olnudki rassistid. See oleks nagu liiga suur samm. See tähendaks, et tema senine moraalne üleolek, tema lõpluskond, tema meedia tarbimine, tema poliitiline identiteet ja võib-olla ka tema karjäär on olnud vähemalt osaliselt ehitatud valede eelduste peal. Ja see on raske. Palju lihtsam on teha midagi muud. Rünnata edasi neid inimesi, kes rääkisid nendest riskidest. Üks parempoolne või immigratsioonikriitiline aktivist, selle sõnum oli umbes see, et inimesi ei tohiks kontrollimatult sisse lasta ja et kõik uued tulijad ei pruugi jagada sama väärtusi, sama poliitilist kultuuri või sama arusaama avalikust korrast. Nüüd nagu antud hetkel me ei pea nagu selle aktivistiga kõiges nõustama. Võib-olla ta sõnastab oma kriitikat halvasti, võib-olla ta liialdab, võib-olla tema retoorika on liiga robustne. See kõik võib vabalt tõsi olla. Aga see ei muuda põhiküsimust. Kui keegi ütleb, et kontrollimata sisserände ja avaliku turvalisuse vahel võib olla seos,
siis see väide ei muutu valeks lihtsalt sellepärast, et ütleja on ebameeldiv inimene. Ja kui intsident toimub täpselt selles valdkonnas, mille eest ta hoiatab, siis oleks vähemalt aus peatuda ja küsida, mis osa tema hoiatusest oli vale ja mis osa võib-olla ei olnud. Aga peale seda sündmust oli nii-öelda reaktsioon selline meie peategelasel, keda kasutati nii-öelda toena, hüppelauana või ma ei tea mida. Kelle najal toetuti, et paremini visata pomm rahvasele. Meie peategelasel on siis põhimõtteliselt jääb reaktsioon umbes samaks, et kõik on teretulnud, probleem on ikka kriitikutes. Ja see on koht, kus poliitika muutub natukene absurdseks. Sest tegelik praktiline küsimus ei ole, kas kõik inimesed on head või halvad. Tegelik küsimus on, kuidas riik eristab inimesi, kes tulevad rahumeelsete kavatsustega inimestest, kes võivad kujutada ohtu. Ja siin ei ole vaja mingit müstilist tseremooniat, ei ole vaja lugeda, ma ei tea, mingit märke taevast, ei ole vaja otsida tõde, ma ei tea, mingit preestrilt. Meil on olemas juba üks väga vana ja üsna lihtne tehnoloogia, mida on aastal tuhandeid kasutatud. Selle nimi on piir, kontrollpunkt või siis taustakontroll. Inimesed tulevad läbi ametlike kanalite, neid kontrollitakse, nende tausta hinnatakse, vajadusel öeldakse jah, vajadusel öeldakse ei. Võib-olla ei ole see lahendus täiuslik, ükski süsteem ei ole, aga see on vähemalt süsteem. Alternatiiv on uskuda, et kõik inimesed igal poolt, igal ajal peavad saama tulla ilma tõsisema kontrollita ja kui keegi selle kohta küsimusi küsib, siis see inimene on probleemne. Sest kui kontroll puudub või on ideoloogiliselt nõrgestatud, siis risk ei kao ära. Risk liigub lihtsalt ühiskonna sisse, edasi. Ja selle riski eest maksavad tavaliselt mitte need inimesed, kes loosungid kirjutavad, vaid tavalised inimesed tänavatel. Need, kes peavad jooksma või miski või midagi visatakse rahvas. Need, keda hiljem veel naeruvääristatakse selle eest, et nad julgesid nii-öelda oma baasinstinktil nagu vastu toimida. Aga jah, siin jõuame järgmise mehhanismini, narratiivi tootmine. Et selline mõtlemine, Euroopa Liidule meeldib narratiive on nii-öelda ootaga. Vist mingi uudis oli ka, võib-olla rääkisime, mäleta juba. Aga selline mõtlemine nagu ei teki tühja koha peal. Inimesed ei jõua oma järeldusteni ainult nagu isikliku kogemuse põhjal. Neid kujutavad meedia, akadeemia, poliitikud, sotsiaalmeedia, sõpruskond, institutsioonid ja kogu see moraalne õhkkond, kus teatud järeldused on lubatud ning teatud järeldused on juba enne nii-öelda arutelu valgust keelatud. Kui inimene kuuleb aastaid, et sisserände ja turvalisuse seostamine on automaatselt äärmuslus, siis ta õpibki seda seost mitte nägema. Mitte sellepärast, et ta oleks rumal, vaid sellepärast, et tema keskkond premeerib üht tüüpi mõtlemist ja karistab teist. See on stiimulite küsimus. Kui avalik tunnustus, karjäär, sotsiaalne staatus ja moraalne enesekuvand tulevad sellest, et sa kordad õigeid lauseid, siis inimesed kordavad õigeid lauseid. Ülla. Nagu selliste asjadega ikka juhtub, kohtus idee ühel hetkel päris eluga, aga idee ei. Aga jah, idee ei osutunud õigeks. Siin on muidugi kaks seletust veel. Esimene on nagu küüniline. Osa inimesi võib selliseid seisukohti levitada lihtsalt sellepärast, et see on neile kasulik. Nad saavad tähelepanu, raha, staatust või poliitilist mõju. Nii nagu ettevõte maksab sportlastele joogi reklaamimise eest,
või poliitiline ökosüsteem premeerida inimest õigete loosungite kordamise eest. Kui nii, siis tuleb tunnistada, inimene näitas vähemalt professionaalset pühendumust. lõhkeseadeldis jalgade juures ja sõnum ikka ei muutu. See on juba peaaegu tulemustasu vääriline lojaalsus. Teine seletus on aga tõenäolisem ja mõnes mõttes isegi olulisem. Ta usubki seda. Ta usub päriselt, et probleem ei ole riskis, vaid nendest rääkijatest, kes räägivad sellest riskist. Ta usub, et kriitikud provotseerivad konflikti. Ta võib näha radikaalset vägivalda peaaegu nagu loodusjõudu. Midagi, mida ei saa ratsionaalselt hinnata ega poliitiliselt piirata. Ja kui see loodusjõud tabab kedagi, siis süüdi on need, kes sellest liiga valesti rääkisid. Ja see juba meenutab omamoodi ohvri süüdistamist. Mitte klassikalises tähenduses, vaid poliitilises tähenduses. Kui keegi hoiatab ohu eest ja oht realiseerub, siis ei öelda, et hoiatusel võis olla mingisugune point. Öeldakse, et hoiataja lõi õhkkonna, mis selle kõik põhjustas. Ja nii saabki reaalsust ümber pöörata. Ja siin tuleb ka mängu nagu meedia. Et kuidas nagu üks suur väljaanne juhtumit näitas. Pealkirja ja lühikirjelduse järgi jäi mulje, et plahvatusohtlik seade visati välja anti-islamliku protesti kontekstis ning 2 inimest võeti kinni pärast kokkupõrget protestijate ja vastuprotestijate vahel. Formaalsetes sõnades võib selline lause kõlada neutraalselt. Aga kontekst loeb. Kui inimene loeb hommikul kiiresti pealkirju, kohvu ühes käis ja telefon teises, siis ta ei tee põhjalikku uurimust. Ta ei loe kõiki detaile. Ta vaatab kiirelt üle pealkirja põhimõtteliselt ja mis üldmuljes see jätab. Ja umbes üldmulje jääb selline, et jälle need anti-islamistlikud protestijad, jälle vägivald, jälle paremäärmuslik kaos. Kuigi nagu loo tegelik olukord on natuke teistsugune. Et kui väidetav ründaja tuli vastaspoolelt või kui rünnaku sihtmärgid olid hoopis need, keda pealkiri kaudselt nagu kahtlaseks teeb. Siis on nagu see väga oluline, kuidas antud ajaleht, ajakiri, antud sündmust raami, näitab reklaami. Ja siin ei ole nagu alati vaja otseselt vale, piisab rõhuasetusest, piisab sellest, et keda nimetatakse esimesena. Piisab sellest, milline sõna pannakse pealkirja ja milline detail maetakse 4. lõiku. Piisab sellest, et toimepanija muutub üheks kinnipeetuks, aga ohvrite poliitiline identiteet on pealkirjas nähtav. See ongi tänapäeva meedia raamistuse jõud. Sa ei pea ütlema, et tegelikult oli vastupidine. Sa lihtsalt asetad faktid sellisesse järjekorda, et lugeja teeb ise vale järelduse. Ja kui keegi hiljem kritiseerib, saab öelda, aga tehniliselt me ju mainisime kõik. Tehniliselt on kõik korrektne. Ja sellepärast on keel ja keelekasutus väga oluline. Et te saaksite aru, millest räägitakse ja et te saaksite aru, kui näiteks teid üritatakse petta ikkagi, petta mingi antud teema osas. Sellepärast ma kõigil soovitan lugeda raamatuid. Aga jah. Aga jah, selles mõttes nagu ajakirja poolt on see selline väga professionaalne oskus. Hästi tehtud selles mõttes, et võtta mingisugune ebamugav sündmus, kus
narratiiv ei tööta. Noh, narratiiv on see, et kõik moslemid ja kas moslem ja islami usk. Need, kes usuvad islamit. Okei, ütle moslemid, ma ei tea praegu, kas ma eesti keelt on õige. Et võtta ebamugav sündmus, kus narratiiv ei tööta. Nende narratiiv on see, et kõik moslemid on head, mitte mingil juhul nad midagi halva ei tee. Aga sündmus on selline, et ta tegi halba. Ja siis see sündmus vormida selliseks, et narratiiv jääb alles. Siis tuleb tunnistada, et see nõuab annet. See nõuab institutsionaalselt kogemust. See nõuab inimesi, kes saavad väga hästi aru, milline pealkiri, millise mulje jätab. Paljud arvavad, et halb meediakajastus on lihtsalt rumalus. Vahel kindlasti on. Aga sageli ei tasu alahinnata professionaalsust. Need inimesed tunnevad oma publikut. Nad teavad, kuidas kiire lugeja infot tarbib. Nad teavad, et enamik inimesi ei tee hiljem detailset faktikontrolli. Nad teavad, et poliitiline mulje kinnistub enne, kui täpsus kohale jõuab. Ja see on põhjus, miks narratiivide võitlus ei ole mingi nagu teisejärguline kultuurisõda, mille üle võivad internetis karjuda ainult inimesed, kellel on liiga palju vaba aega. Narratiiv määrab, mida ühiskond üldse näeb. Ursula von der Leyen oli see mingi uudis hiljuti. Minu meelest ma näitasin ka midagi, et ta soovib kontrollida narratiive, mis Euroopas liiguvad sotsiaalmeedias. Võib-olla ma ei näidanud seda. Kui ei näidanud, siis ma näitan. Pikk nimekiri asjadest, millest ma tahan video teha. Aga kui avalikkus näeb ainult üht tüüpi ohtu ja teist tüüpi ohtu ei tohi nimetada, üks tüüp oht on siis parem äärmuslus ja teist tüüpi oht on vägivald, mida moslemid toovad kaasa. Konkreetsed moslemid, mitte kõik, vaid need konkreetsed, kes terrorismiga tegelevad. Siis, poliitika kohandub selle järgi. Et kui ohvritest tehakse kaudselt süüdlased ja süüdlastest sükene udune mingi taustadetail, siis avalik arutelu liigub valesse kohta. Ja kui inimesed, kes üritavad ohu eest põgeneda, muutuvad naerualusteks, siis on ühiskond juba väga veidras seisus. Ja siin on sükene kahtlen küsimus, et sükene kurb, kahtlane ja väga raske küsimus, et mida teha inimestega, kellega enam rääkida justkui ei saa. Ehk siis ideoloogilised fanaatikud. Nüüd ma ei räägi moslemitest, ma räägin nendest meie peategelasest. Et kui inimene seisab sisulise plahvatuse kõrval, jääb ellu ainult juhuse tõttu ja tema järeldus on ikkagi see, et probleem on parem poolsetes kriitikutes, siis kas teda saab üldse veenda? Kas teda saab kuidagi loogiliselt veenda, et see, mis ta propageerib, võib mõnes nüansis, mõnes hetkel, mõnes olukorras olla vale. Et ta põhimõtteliselt võib eksida. Kui fakt ei muuda seisukohta, mis siis muudab? Et kas vastus peaks olema samasugune manipuleerimine, mida kasutatakse teisel poolel? Kui avalik arvamus kujundatakse narratiivide, surve, institutsioonide ja meediaraamistuse kaudu, siis kas tuleks lihtsalt õppida sama tegema? See on ohtlik järeldus. Ja kui probleem on selles, et avalik arutelu moonutatakse, siis lahendus ei peaks olema lihtsalt parem moonutamine. See võib olla niisugune taktikaline kiusatus, aga strateegiliselt viib see sinna, kus tõde ei huvita enam kedagi. Siis ei jäägi alles avalikku mõistust, vaid ainult 2 propagandamasinat, mis võitlevad selle üle,
kumb oskab rahvast osamalt töödelda. See ei tähenda, et narratiividest peaks loobuma, vastupidi. Kui üks pool oskab sündmusi raamistada, keelt valida, rõhuasetusi seada ja avalikkuse tähelepanu juhtida, siis teine pool ei saa jääda lootma sellele, et tõde räägib iseenda eest. Ei räägi. Tõde ei räägi iseenda eest. Tõde vajab inimesi, kes oskab seda selgelt esitada. Aga selge esitamine ja manipuleerimine ei ole sama asi. On vaja paremat argumenti, paremat keelt, paremat institutsionaalset mälu ja paremat võimet näidata, kuidas poliitika päris elus töötab. Näiteks selle loo puhul ei pea ütlema, et kõik sisserändajatest on nagu ohtlikud. See oleks vale ja ebaõiglane. Piisab palju täpsem väide. Avatud ühiskond vajab nagu reaalseid kontrollimehhanisme. Kui riik ei suuda eristada rahumeelset inimest riskantsest inimesest, siis kannavad tagajärgi tavaliselt kodanikud. Ja kui pärast iga intsidenti rünnatakse esimesena neid, kes riskidest rääkisid, siis ei ole meil enam turvapoliitikat. On vaid rituaalne eneserahustus. See on palju tugevam argument, sest see ei sõltu vihast. See ei sõltu nagu mingisugust üllistamisest. See ei sõltu sellest, et keegi peaks kõiki uusi tulijaid, sisserändajaid vaenlasteks. See sõltub lihtsalt ühest täiskasvanikusest eeldusest. Riigi ülesanne on kaitsta oma inimesi, oma kodanikke. Mitte kõiki maailmas abstraktselt. Mitte ainult neid, kes sobivad hetkel moraalsesse loosungisse, õigesse poliitilisse maailmavaatesse, vaid päris inimesi, päris kodaniku, kes on nagu päriselt tänaval. Ka neid, kes jooksevad, kui rahva sekka visatakse võimalik lõhkesealdetis, sest need inimesed ei ole argpüksid. Need on kodanikud, kelle ellujäämise instinkt töötab. Ja võib-olla oleks poliitikal aeg sama proovida. Lõpuks näitab see lugu midagi laiemat. Me elame ühiskondades, kus väga paljud institutsioonid eelistavad ilusat moraalset pilti ebamugavatele praktilistele küsimustele. Avatus kõlab paremini kui kontroll, kaasatus kõlab paremini kui piir, tolerants kõlab paremini kui riskihaldus. Aga ühiskond ei püsi koos ainult ilusatel sõnadel. Ta püsib koos usaldusel, korral, vastutusel ja sellel, et inimesed usuvad, kui midagi läheb valesti, siis süsteem näeb probleemi, mitte ei nimeta probleemi märkamist ise probleemiks. Kui iga turvarisk muudetakse kohe mingisuguseks, narratiivi sõjaks, siis ei lahendata riski, siis ei tegeleta probleemiga. Seda lihtsalt tõlgendatakse ümber. Kui iga hoiatus tembeldatakse äärmuseks, siis ühel hetkel ei hoiata enam keegi. Nagu lugu poisist, kes karjus hunt. Mitte päris, aga lihtsalt tuli see meelde. Ja kui inimesed õpivad, et ohu eest põgenemine on sotsiaalselt piinlik, siis on ühiskond hakanud karistama mitte rumalust, vaid tervet mõistust. See ongi selle loo kõige õhedam osa. See ise tehtud naelapomm ei plahvatanud, aga narratiiv töötas edasi. Ja mõnes mõttes on see peaaegu sama õpetlik. Aga aitab küll. Jätke meelde, lapsed. Te väärite seda valitsust, mis teil on.